Kinnisvaraarenduste juures ma pean oluliseks, kui suudetakse piirkonnale luua oma nägu ja iseloom. Välja ehitatud taristu on siin juures elementaarne. Pärnu külje all on üks suur arendus käimas, et mis siin täpsemalt siis toimub? Ehitame siia 69 eramut ja 10 väiksemat kortermaja. Mis on need läbivad tunnusjooned siis kogu selle arenduse juurde? Modernsus, energiasäästlikkus ja sellega seoses soovime kasutada innovatiivseid ehitusmaterjale, mis oleksid jätkusuutlikud 20 aasta pärast ka vastama kõige parematele standarditele. Klaasplastist armatuur, nüüd betoonkonstruktsioonis sinu kui arendaja jaoks, mis on need põhiargumendid selle kasutamiseks? Minu kui arendaja jaoks on selle asja keskkonnasõbralikkus ja just seesama asi, et see käib kokku selle innovatiivsusega, mida me loodame siin saavutada ja ehitaja koha pealt loomulikult kerge kaal, puhtus, lihtne ladustada, kerge transportida ja kokkuvõttes tuleb selle materjali kasutamine soodsam kui metallarmatuur. Kes on selle projekti taga? Selle projekti taga on Itaalia investorid ja eestvedajaks on Riccardo Lelmi siin Eesti poole pealt ja mina koos temaga ja inseneri poole pealt vastutab meil Roberto Peppe koos oma inseneride tiimiga. Kuidas siis itaallastele siin ehitus tundub, et palju nad siis peavad tegema teistmoodi võrreldes sellega, mis nad kodus teeksid? No jah, see on selline võib-olla natukene müüt, millest räägitakse, et Itaalia insenerid ei tea Eesti ehituskliimast väga palju, aga tegelikult on see täiesti vale, sest et nendel on väga palju alasid, kus on lumi ja külm ja mägesid ja kõike, et see ei ole küll olnud meil siiamaani mingisuguseks probleemiks. Pigem on nad väga innovatiivsed ja toovad, ma näen väga palju uut Eesti ehitusturule, mis on võib-olla natukene nagu konservatiivsemid. Kui nüüd arhitektuurist rääkida veel natukene, siis kuidas see lahendatud on, et kui palju erinevat tüüpi asju siia tuleb, või kui kirju see pilt saab olema? See pilt saab olema mitte väga kirju, siia tuleb 3 tüpaaži maju, igaüks väikese erinevusega detailides, kuid põhiliselt 3 tüüpi majasid. Meil on villadel, igal villal on oma nimetus, mis tuleb sellest Leonardo da Vinci tegelaskujudest. Maju on 3 tüüpi ja algavad 200 ruutmeetrist kuni 350 ruutmeetrini. Mis nende majade juurde siis veel kuulub lisaks hoonele endale? Majade juurde lisaks hoonele endale võib vastavalt hinnakirjale klient valida kõrghaljastust, mullivannid, basseinid, mis iganes kliendi sooviks on. Mis selle piirkonna väljaarendamise juures siis tänaseks tehtud on, et kuidas infrastruktuur on lahendatud? Meil on olnud alati firmal poliitikaks see, et me ei hakka poolikuid asjasid, ei taha me müüa ja me oleme siin välja arendanud infrastruktuuri juba aastaid tagasi kuni tänavavalgustuseni, asfaltteedeni ja kõikide trassideni ja see asi on meil juba selja taga ja kasutusload kõikidel asjadel olemas. Et ei ole seda sükast hullu, et mul on küll uus maja ja uhke auto, aga pean läbi Sopaloigu? Absoluutselt mitte, kõik tänavad on juba ametlikud ja toimub lumekoristus ja kõik, mis siia juurde peab käima.